Kallid lõpetajad, kolleegid, külalised, mu daamid ja härrad, mul on au tervitada teid Eesti Infotehnoloogia Kolledži 12. lennu lõpuaktusel. Austatud lõpetajad, täna on tähtis päev teie jaoks, kuid täna on eriline päev ka teie jaoks, lugupeetud lõpetajate vanemad, vanavanemad, õed-vennad, lapsed. Ma tänan teid kõiki selle toe eest, tänu millele on 76 noort inimest jõudnud lõpudiplomini. Palju õnne ka teile. Täna saadame siit Estonia teatrisaalist pidulikult teele Eesti Infotehnoloogia Kolledži 12. lennu. Meil on väga hea meel anda üle 76 lõpudiplomit ja sealhulgas 4 kiitusega diplomit. Kui vaadata erialati, siis täna saavad lõpudiplomi 38 IT-süsteemide administreerimise eriala lõpetajat, 23 IT-süsteemide arenduse eriala lõpetajat, 11 infosüsteemide analüüsispetsialisti ja 4 tehnosuhtluse spetsialisti. Eesti Infotehnoloogia Kolledž on saanud 14-aastaseks. Kõrgkooli jaoks näitab selline vanus juba teatud küpsust. Eesti Infotehnoloogia Kolledž on selja taha jätnud kasvuraskused ja toimetab Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haridusmaastikul juba teatud tuntud kõrgkoolina. Meie kolledž on alati pidanud oluliseks lõpetajate kvaliteeti. Eesti kõrghariduse kvaliteeti kontrollib Kõrghariduse Kvaliteediagentuur ja tema andmetele tuginedes võib väita, et Eesti kõige kvaliteetsemat haridust täna saab Eesti Infotehnoloogia Kolledžil. Nimelt on meie kool täna ainus kõrgkool Eestis, kes on viimastel aastatel edukalt läbinud kõik Kvaliteediagentuuri poolt korraldatud rahvusvahelised hindamised. Me oleme läbinud maksimaalse tulemusega nii institutsionaalse akrediteerimise, kui ka kõik meie õppekavad on läbinud rahvusvahelise õppekavagrupi kvaliteedi hindamise. Üks kinnitus sellele, et meie kolledž on õigel teel, näitab ka kõrgkoolide vilistlaste uuring, mis ütleb, et kõik meie lõpetajad leiavad meelepärase erialase töö ning nende tööandjad on nõus neile maksma väga head palka. Me pakume IT-alast haridust siin Eestimaal, aga aeg-ajalt on kasulik vaadata ka kaugemale ja uurida, mida IKT maailma suurimad tegijad mõtlevad. Ma arvan, et veel pikka aega on Steve Jobs üheks selliseks persooniks, kelle mõtteid tasub kindlasti uurida ja analüüsida. Järgnev tsitaat on pärit tema 2005. aastal peetud lõpukõnest, mille ta pidas 12. juunil Stanfordi ülikooli lõpetajatele. Ja see tsitaat on järgmine. Reedi kolledž pakkus sel ajal arvatavasti parimat kalligraafiakursust riigis. Ma otsustasin selle kursuse võtta. See oli ilus, ajalooline, kunstiliselt peen viisil, mida teadus ei suuda kirjeldada. Ma leidsin selle olevat lummav. Kõigel sellel ei pidanud olema mingit praktilist väljundit minu elus. Aga 10 aastat hiljem, kui me disainisime esimest Macintoshi arvutit, tuli see kõik mulle kasuks. Head lõpetajad, me loodame, et kui ka teil tekkis oma stuudiumi vältel sarnaseid mõtteid, siis uskuge, et kindlasti jõuab kätte see aeg, kus teil on vaja kasutada just neid teadmisi ja oskusi, mis esmapilgul võivad tunduda mitte vajalikuna. Ma tahan tänase tähtsa päeva puhul tänada nii kolledži personali kui ka kõiki meie õppejõude, nii kolledži korralisi õppejõude kui ka meie häid kolleege Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikoolist ning IT-st tippspetsialiste paljudest Eesti juhtivatest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetest, kes on leidnud aega jagada oma teadmisi ja anda edasi vajalikke oskusi meie üliõpilastele. Selline
Laiapõhjaline õppejõudude kogu ning erinevate IKT-firmade toetus on taganud selle, et me saame õpetada oma üliõpilastele kaasaegsetes õpperuumides ja laborites just neid tehnoloogiaid, mida reaalselt kasutatakse. Meie häid kontakte ettevõtetega kinnitavad ka paljude ettevõtete poolt väljastatud firmastipendiumid. Läbi aastate on kolledžile kuulsust toonud tema robotiklubi. Oma koha on leidnud meie meediaklubi ja meie üliõpilased on väga aktiivselt osalenud ITL-i poolt paljudes koolides korraldatud IT tutvustamisüritusel. Ma tänan kõiki teid, kes te oma õpiajal aitasite kolledžit tutvustada väga erinevatel üritustel. Meie lõpetajate häid teadmisi näitab ka see, et järjest rohkem meie lõpetajaid jätkab oma õpinguid magistriõppes, niisiis kas Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja ka välismaa erinevates ülikoolides. IKT valdkonna areng on väga kiire ja ainult parima haridusega spetsialistid suudavad selles valdkonnas edukalt muutustega kaasas käia. Iga kõrgkooli uhkuseks on tema vilistlased. Vaatamata oma noorusele on kolledžil peale tänast aktust juba 710 vilistlast, kellest nii mitmedki on leidnud tee õppejõududena tagasi kolledžisse. Ma usun, et kolledži vilistlasportaal ja aktiivselt toimetama asunud vilistlaskogu aitab veelgi parandada koostööd meie vilistlastega. Lugupeetud lõpetajad! Loodan, et Eesti Infotehnoloogia kolledžis veedetud aastad on suutnud anda teile julgust ja motivatsiooni edasiseks arenguks. Te kõik teate, et teie poolt valitud erialal oodatakse teilt pidevat enesetäiendamist. Siin tahaks teile meelde tuletada, et ka Eesti Infotehnoloogia kolledž käib valdkonna kiire arenguga kaasas ja lisaks tasemeõppele pakume me laias valikus täiendõppekursusi. Miks mitte tulla vahel tagasi kodusesse kolledžisse ja jälle hingata mõned sõõmud akadeemilist õhku. Head lõpetajad, teie ees seisavad valikud nii haridusteel kui tööelus. Soovin teile, et sõltumata sellest, mida te tegema hakkate, on kõige tähtsam see, et te teeksite seda hästi. Soovin 2014. aasta lõpetajatele kõrget lendu.